Ma arvan, et see on peamiselt inimeste endi põhimõtete küsimus. See ühiskondlik arutelu, mida me praegu peame, ma ei ütle, et see oleks tingimata kuidagi vähe produktiivne või et see oleks tarbetu, sest me oleme kõik mõistuslikud inimesed. Me mõistame, mida tähendavad rahalised piirangud, me mõistame, mida tähendab kõrghariduse eelarve, aga nendesse detailidesse laskudes me kipume unustama teatavad ühised põhimõtted, millest me kõik peaksime lähtuma. Me hakkame arutama seda, kuidas saaks raha ümber liigutada. Me hakkame arutama seda, kellel seda tasuta kõrgharidust tegelikult vaja ei oleks või kes seda üldse väärib. Ja see ignoreerib minu jaoks väga tähtsad põhimõtted, mis peaks kehtima üle hariduse kõigile, et haridus on võrdne võimalus. Ma ei oleks jõudnud siia, kus ma praegu olen, täitma oma eesmärke ilma tasuta ja kõrge kvaliteedilise kõrghariduseta. See ei oleks absoluutselt reaalne võimalus. Ja arvestades seda, et ma ei ole Eesti ühiskonnas mingil moel kõige madalamal positsioonil noor või et mul ei oleks haritud vanemaid, kes oleks mind aidanud või et ma oleks lastekodust pärit. Paljud inimesed on minust kehvemal positsioonil. Ja see kinnitab minu jaoks selle põhimõtte vajadust. Me peame kõiki aitama, me peame garanteerima, et kõigil oleks universaalne võimalus ligi pääseda kvaliteetsele haridusele. Noored tahavad kindlasti erinevatel põhjustel kõrgharidust, aga üks põhilistest on see, et kui me teeme kõrghariduse tasuliseks, siis me hakkame eelistama neid, kellel on praegu juba finantsilised võimalused ning seda me kindlasti ei tohiks teha. Ning kõigil võiks olla siis võrdsed võimalused selleks, et omandada kõrgharidus ja saada elus paremini hakkama. Kõrgharidus on eelkõige võimalus ja vahend indiviidi enese arenguks. Piirates neid võimalusi, takistame me ka ühiskonna, milles indiviid saab panustada arengut. Tasuta ja hästi rahastatud kõrgharidus on alus selleks, et tudengid saaksid õppida eriala, millesse nemad on väga pühendunud ja mida nad teevad kiindumusega. Kui kõrgharidus oleks tasuline, oleks suurem tõenäosus, et tudengid õpivad midagi, mis neile tegelikult ei meeldi ja nad peaksid sellega tegelema ka kogu oma ülejäänud elu. Me ei taha, et paljud andekad noored jääksid ülikooli uste taha selle tõttu, et neil ei ole võimalust endale lubada kõrgharidust. Ja sellega kaotaks ka ühiskond päris palju, kui andekad inimesed ei saaks rakendada enda potentsiaali. Et tänapäeva ühiskond on paljuski üles ehitatud teaduslikele avastustele ja kui keegi mingit uut avastust või mingit sellist uut lahedat teaduslikku avastust ei tee, et siis ka ühiskonna areng jääb sellest ka seisma. Samuti kõrgelt haritud inimesed on tervishoiusüsteemile palju väiksemaks koormaks, nende terviseteadlikkus on palju kõrgem, et kindlasti selle kaudu ka võidakse ühiskond väga palju, kas või siis ka rahaliselt. Me kõik teame, et kui tuleb tasuline kõrgharidust, siis see tähendab, et spetsialistid, kes muidu jääksid Eestisse tööle ja meie Eestit arenema, nad lähevad mujale, sest neil on kasulikum saada haridust mujal. Ja samuti me teame ka seda infot, et iga euro, mida me riik panustab kõrgharidusse, toob neile 4,6 eurot tagasi. Ja kas me tõesti soovime seda, et spetsialistid, noored spetsialistid lähevad välismaale ja jäävad sinna, või me soovime, et noored spetsialistid jääksid Eestisse. Päris paljud tudengid käivad tööl ja me ei käi tööl sellepärast, et meil on igav, meil pole midagi teha või meil on palju vaba aega. Me käime tööl selle jaoks, et võimaldada endale elamist, võimaldada süüa, võimaldada midagi endale selga panna, võimaldada endal sõita kooli või tagasi. Ja selles suhtes, et tasuline kõrgharidus ei ole täiesti see, mida me vajame ja sest me peame ise ennast ülal praegu pidama. Ja miks me tahame seda tulevastele põlvkondadele jätta? Nagu ma ütlesin, on kõik selle jaoks, et Eestisse jääksid noored spetsialistid, kes täiesti tahavad siin olla, tahavad seda riiki arendada ja ma arvan, et me jõuame just ainult niimoodi kaugele.